nimi on Lauri Tankler. Mina olen Riigi Infosüsteemi Ameti küberturvalisuse teenistuse juhtivanalüütik ja mina olen siin teile rääkimas küberturvalisusest koos kahe partneriga, kellega me tahame sellel teemal natukene arutada siin tänasel ettevõtluspäeval, Tallinna ettevõtluspäeval. Mul on hea meel, et minuga koos on siin Helen. Helen on Easy küberkindlustuse ekspert ja minuga on siin ka Peeter. Peeter on siis Zone'i, mis ta oli siis, resident häkker ja küberturvalisuse evangelist. Küberturvalisuse evangelist. Talle on nagu võimalik väga mitu erinevat tiitlit omistada. Aga miks me siia oleme tulnud siia ettevõtluspäevale on teema ühtepidi hästi lihtne meie jaoks, seepärast meie jaoks justkui tundub see mega oluline teema. Aga teistpidi ka teie jaoks head vaatajad, et on see oluline selle tõttu, et võib-olla te ei olegi mõelnud kunagi selle peale, et ettevõtlusega käivad kaasas mingisugused sellised riskid, mis võivad kas võib-olla lühiajaliselt, aga võib-olla ka pikaajaliselt takistada ettevõtlust. Ja nendeks on siis küberriskid, küberohud, küberrünnakud. Meil on siin pealkirjaks pandud, kuidas kaitsta oma ettevõtet küberrünnaku eest. Ja me panime siia algselt kirja, et me tahaksime rääkida siin petuskeemidest ja et kuidas siis töötajaid harida ja et kuidas mitte pihta saada. Aga tegelikult me räägime siin üldiselt sellest, et kuidas oma ettevõtet teha ka nagu turvalisemaks ja kuidas hoida oma ettevõtet sellisena, et saada nagu paremini äri teha tegelikult ja olla usaldusväärsem partner selles suures väga internetiseerunud maailmas, kus minu teada vist enam keegi ei tee äri niimoodi, et nad kuidagi viisi internetti ei kasuta. Tuleb öelda, et ka kurjategijad ei tee kuritegevust samuti nagu varem, eks. Nad on ka selle kolinud internetti, nii et see, mida me võisime võib-olla varem arvata, et mille eest me peame oma äri kaitsma päris maailmas, et me paneme nagu poe õhtul lukku ja vaatame, et seal päeval ka midagi nagu pihta ei pandagi, et kõige sellega me peame tegelema täpselt samuti ka kübermaailmas. Absoluutselt, kuskilt peavad ju oskama ka tänapäeva taskuvargad realiseerima oma saaki ja et tihtipeale kasutatakse selle jaoks internetti. Selle ettevõtluspäeva puhul lihtsalt mainin ära, et see meie programm siin on järgmised 3 tundi, me siin natukene arutame, eks ju, siis läheb kõik see edasi hoopis teistsuguste teemadega ja ma saan aru, et siin õhtul veel antakse auhindu või mitte õhtul, homme vist on näha neid auhindu kuskil, nii et igal juhul suur aitäh Tallinna ettevõtluspäevale, et nad olid valmis meid siin niimoodi võõrustama siin sellises toredas stuudios imeilusa tausta vaatega, mida meie muidugi ei näe, me peame ümber keerama. Aga hea küll, hakkame siis kuskilt otsast pihta. Et meie Riigi Infosüsteemi Ametis oleme siin oktoobris ja tegelikult septembris juba pihta hakanud sellise plaaniga, sellise kampaaniaga, mille nimi on siis Ole IT-vaatlik, kus me siis üritame ettevõtetele rääkida erinevatest küberohtudest. Aga sellega tegelevad, kui meie tegeleme sellega praegu kampaania korras, siis Helen ja Peeter tegelevad sellega justkui igapäevaselt, see ongi nende põhitöö. Ja võib-olla siis hakkabegi sellest otsast nagu niipidi pihta, et küsin Helenilt, et äkki Helen, räägi, ole hea, kuidas siis küberkindlustus üleüldiselt töötab, eks ju, et miks seda üldse vaja on, et ma saan aru, et kindlustatakse igasuguste füüsiliste õnnetuste ja probleemide vastu. Kuidas seda tehakse siis küberkuritegevuse, küberintsidentide ja selliste rünnakute suhtes? Tere ka minu poolt. Nii nagu Peeter ennem ütles, et kurjategijad ronivad juba üha rohkem internetti ja võikski öelda, et sellest on saanud nii suur kuritegelik skeem, et ka ettevõtted peavad hakkama mõtlema selle peale, et kuidas enda elutähtsaid süsteeme ja andmeid kaitsta. Et üks pool on kõik see ennetustegevus, millest Peeter hiljem räägib, aga teine pool on ka see, et kuidas neid finantskahjusid, mis küberrünnete või andmeleketega võivad tekkida, et kuidas seda raha tagasi saada.
et on vähetõenäoline, et sa selle kaabaka, kes enda arvele lasi raha kanda, selle kusagilt kätte saad, et need on väga üksikud juhused, nagu me meediast aeg-ajalt küll kuuleme õnneks, aga see raha tagasisaamise tõenäosus on üsna väike. Aga neid finantskahjusid, nii nagu ka füüsilise varaga seotud finantskahjusid on võimalik küberkindlustuse ja veel mõnede teiste kindlustustega edukalt ära kindlustada. Ma küsin kindlasti näiteid ühel hetkel, et siin on tohutu erinev hulk intsidente, mida meie näeme Riigi Infosüsteemi Ametis, mis on kuskil, keegi kaotab nii palju, keegi saab kuskilt ühtemoodi pihta ja teistmoodi, aga et need on ainult need intsidendid, millest meile tegelikult raporteeritakse, et paljudest meie ei teagi, paljudest teate ainult teie, eks ju. Ja ei saa rääkida. Ja paljudest ei saagi rääkida tegelikult, sest olgem ausad, ettevõtetel on omad mingisugused plaanid ja konfidentsiaalsusreeglid, ärisaladused, kõik need sellised asjad. Samas ütleme niimoodi, me võiksime nagu proovida ka natukene seda lähenemist murda. Et selles mõttes, et täpselt samuti nagu kindlustus kaitseb või on kindlustus, ma ei tea, tulekahju või veeuputuse vastu ja see kindlustus on mõeldud sellisteks nagu ootamatuteks sündmusteks, et me tegelikult oleme ettevõttes tulekustutid ja kõik on olemas ja seadmed on korras, aga ikkagi juhtub. Ja täpselt samasugune on minu jaoks nagu suurimaid probleeme nende küberintsidentidega on see, et võib-olla nagu süüdistame ohvrit. Et miks sa klikkisid kuhugi või miks sa tegid midagi. Ja see on nagu selles mõttes vale, et kurjategijad on väga head psühholoogid. Täpselt samuti nagu need taskuvargad, keda loodame, et selja taga parasjagu näha ei ole Viru tänaval. Ehk et nad mõistavad, kuidas me käitume, nad püüavad tekitada seda olukorda, kus me parasjagu tähelepanu ei pööra. Sellel hetkel tehakse see liigutus ära. Et see ei ole nagu selles mõttes, see ei ole midagi uhket, aga see ei ole kindlasti ka mingisugust sellist katastroofilist asja, et jah, et me teame ja me peaksime nagu tegelikult rääkima teistele rohkem seda, et mis on juhtunud, mis on meiega juhtunud ja kui me vaatame ka mitmetest viimase aja sündmustest, tegelikult on rahvusvaheliselt palju kirjutatud, on olemas sellised nii-öelda kokkuvõtvad lood, räägitakse konverentsidel sellest, mis on toimunud, kuidas on mingi sorti sissetungijaid tõrjutud ja nii edasi. Ja see on väga õpetlik ja ma pole kunagi sellel hetkel, kui ettevõtte võib-olla küberturvajuht räägib sellest, et mis neil toimus ja kuidas ta läks oma ettevõtte ülemuse juurde ja küsis, et kas me tohime sellest rääkida. Ettevõtte juht ütles, et jah, et me peame rääkima. Et ma pole kunagi ühelgi sellisel puhul tundnud, et see on nagu mingil põhjusel kehve ettevõtte. Jah, ma tean, et neil on töötavad süsteemid, nad tuvastavad järgmine kord paremini ja et see ei tohiks olla selline väga et mingid õnnetud ja oskamatud ja rumalad inimesed. Ja, mulle tundub, et väga palju tarku inimesi langeb selliste pettuste ohvrisse. Mulle tundub, et me võiksime isegi selle küberteadlikkuse ja sellest teavitamise puhul võttagi analoogi sellest samast näiteks meil selja taga nähtavast Viru tänavast ja Viru keskusest, eks ju, et kui üks poeomanik võib-olla saab teada, et siin toimetavad mingisugused pätid, ega ta siis konkurentsi eelise tõttu ei hakka nii-öelda varjama seda oma teiste poemüüjate eest, nii-öelda naabrite eest, eks ju, et nende pättidega tuleb ühiselt võidelda, tuleb hoida tervet, ütleme, tänavat puhtana või hoolitseda selle eest, et turistid neil oleks hea ja turvaline üleüldiselt teha äri ja osta asju sealt tänavalt ja tulla sinna ja siis see ongi nagu see viis, kuidas siis ettevõtted võiksid ka tegelikult küberintsidentide ja küberkuritegevuse suhtes käituda, et hoolitseda selle eest, et inimesed üldse näiteks tahaksid Eesti ettevõtetega äri teha, et siis näidata, et näete, et me oleme vastutustundlikud. Ütleme siis niimoodi lihtsalt, et vastutustundlikud, et me hoolitseme selle eest, et meil oleks piisavalt informatsiooni, et kõik oleksid teadlikud, et jah, neid asju juhtub. See, et me nendest räägime, ei tähenda, et seda juhtub justkui rohkem, sest me teame, seda juhtub igal pool ja kogu aeg. Aga räägime sellest siis korraks, et mis siis juhtub, mida me teame, mida me näeme ja millest siis räägitakse. Et võib-olla ongi nagu Peeter tegelikult kõige parem sinu käest küsida, et Zone on
Eesti kõige suurem veebimajutuse pakkuja, te pakute hulga erinevaid teenuseid ettevõtetele. On nii veebid, e-poed, üle 200 000 postkasti. Just, üle 200 000 postkasti. Üle 200 000 postkasti peaks andma nagu päris hea nähtavuse, ütleme niimoodi sellesse, et kuidas ja mida üritatakse teha. Räägi, mida te siis näete? Jah, see on selles mõttes, võiks öelda nagu rünnatav pind, eks ju. Ja tõepoolest ma arvan, et nagu väga suur hulk küberkuritegevusest ongi nagu seotud ühel või teisel moel e-postiga. Ehk et siis mida me varasematel aastatel oleme palju näinud, kõigepealt on sellised lihtsad need kirjad, et maksa arve ära, ehk et nii-öelda just nagu sinu ülemus kirjutab sulle. Selle taga on mõistagi väga palju seda, et inimesed ei usu, et inimesed arvavad, et e-post nagu tõestab, et Lauri saatis Peetrile e-posti just nagu Riia aadressilt, et see peaks olema tõesti Lauri kiri. Ei, neid asju on väga lihtne võltsida. Nii sinu kui minu ettevõtte vastutus on teinud ka teatavaid liigutusi selleks, et see oleks vähem võimalik, aga nii või teisiti. Lõpuks ikkagi on võimalik, jah? Lõpuks on võimalik ikkagi kusagilt mööda saada. Ja öeldakse seda, et kui sul on asutus, kus on, kui ütleme tõenäosus, et keegi klikib, on 5% ja sul on firmas tööl 20 inimest, siis üks ju klikib, eks ju. Lihtne koolimatemaatika, eks. Et see pool, siis veidikene keerulisemad e-postiga seotud petuskeemid on sellised, mis saavad alguse sellest, et kellegi e-posti parool on lekkinud. Seal on erinevaid võimalusi, alustades sellest, et sul oli lihtsalt nõrk parool. Jah, tõepoolest meie paarisaja tuhande hulgas on tuhandeid neid, kus on nii-öelda Lauri parool on Lauri või Peetri parool on Peeter 1, eks. Täiesti uskumatu, aga sellise parooli väljamõtlemine mingisugusel robotivõrgul tähendab paari katsetust ja see on nagu selgeks saadud. Kui keegi tahab üritada Lauri parooli Lauri, siis proovige aga. Ja, aga ütleme, tõepoolest, inimesed erinevatel põhjustel on pannud niivõrd lihtsaid paroole. Järgmine asi on see, et su parool võib olla lekkinud kusagilt. Võib-olla see ei ole lekkinud sellest teenusest, kuhu sa praegu sisse logid, meie juurde e-posti, või päris kindlasti see ei ole sealt tekkinud, aga võib-olla sa kasutasid sama parooli mitmes kohas. Ehk sul oli e-posti aadress, kuhu sa teed mingis nii-öelda koerte klubi veebi, teed endale konto, teed oma e-posti aadressiga, paned selle sama parooli, mida sa igal pool kasutad. Ja nüüd, kui see üks koht on nõrk ja sealt lekivad andmed, siis põhimõtteliselt neid lekkinud andmeid on terabaitide kaupa. Ja neid kogutakse, neid vahetatakse, neid müüakse, neid reaalselt kasutatakse igapäevaselt erinevateks rünneteks ja sellisel kujul on võimalik sinu kontole sisse saada. On veel üks võimalus, mis on see, kui sul on kasutusel Outlook või Thunderbird ja see suhtleb ebaturvalise protokolliga, see läheb natuke tehnilisemaks, kuidas seda kontrollida, aga põhimõtteliselt on olemas tõenäosus, et sa oled siin avalikus Wi-Fi's ja mul on siin üks selline seade, mis salvestab selle Wi-Fi liiklust, eriti paroole ja sealt kogutakse neid asju. Meil on arvamus, et hulk paroole on läinud jalutama täpselt sellistest lennujaamade Wi-Fidest ja muudest sellistest kohtadest. Ja mida siis tehakse? Mis on väga lihtne logida su postkontole sisse, eks. Postkastiga annab teha esimene liigutus, mis võimalusel tehakse, on see, et pannakse peale suunamine. On olnud mingisugused imelikud aadressid nagu office2forwarding@gmail.com ja mingid sellised. Need nimesid on loomulikult erinevad ja on täiesti võimalik, et see esimesel hetkel ei tundu üldse kahtlane. Ja see on siis nagu kurjategija kontrolli all olev postkast. Ja kõik kirjad, mis sulle tulevad, lähevad sinna. Nemad seal omakorda analüüsivad neid kirju ja näiteks, kui sulle on tulnud mingisugune arve, siis nad saavad su postkasti sisse, eks ju. Neil on väga lihtne tulla su postkasti, kustutada päris arve ära ja saata sulle muudetud andmetega arve. Lihtsalt muudetakse selle üleval ära see või kusagil algus on see nii-öelda makserekvisiidid ja järjekordselt. Mina olen nagu siiamaani arvanud, et ma saan kanda teisele inimesele või ettevõttele raha, kui ma kirjutan selle pangakonto numbri korrektselt ja nime korrektselt ja ma alati mõtlen, kas ikka OÜ või osaühing on, kuidas see õieti on. Ja Eestis tõepoolest pankade puhul üldiselt toimub see kontroll. Rahvusvaheliste ehk SEPA maksete puhul selle ei kontrolli keegi. Põhimõtteliselt ma võin kirjutada mingisugusesse nii-öelda Sajusaarte panka,
saata Laurile raha ja kirjutame veel, et noh, Lauri Tankler ja mingisugune taha veel mingisugune firma nimi, Kõps ja Kopikas, eks ju. Noh, ja paistab, et tõesti mingisugune, kes see teab, et see Lauri Eesti nimi on, eks. Ja Bilbao panka kuhugi ja palun, eks ju, läheb kohale ja sealt siis tähendab juba järgmised liigutused liigutavad selle raha edasi. Ehk et sellised meetodid ja need on tegelikult, ma arvan, ka need, mille puhul, kui sa mainisid eelnevalt, et on saadud sadu tuhandeid kahjusid, siis jah, on seda juhtumit, kus lihtsalt firmajuht kannab selle kirja peale mingi raha üle või raamatupidaja kannab firmajuhi kirja peale raha üle, aga suurem kogus on tõenäoliselt just nimelt see, et on mingisuguse arve andmed on ära muudetud just. Ja see ei pruugi olla sinu konto, see võib olla teise osapoole konto, ehk et neid skeeme on erinevaid, kuidas raha võetakse, aga see on äärmiselt levinud ja me monitoorime selliste kontode lisamist, mille kohta me teame, et need on kurjategijate kontrolli all ja ütleme niimoodi, et meie puhul iga võib-olla kas päris iga nädal, aga iga paari nädala takka tuleb selline 3-4 kontot, kuhu see tuleb, millisel puhul me loomulikult siis suhtestume, laseme muuta ära paroolid ja nii edasi, aga see on selline levinud skeem. Ja siis on nagu kolmas, mis on ka e-postiga seotud ja mis on nagu just sellel suve lõpus muutunud eriti aktuaalseks, mida tuntakse nime all Emotet. Ehk et siis üks need erinevaid asju, mis saadavad sulle mingi Wordi dokumendi või PDF-i, mille sa klikid, nõustud mingite makrode käivitamisega, mis paigaldavad sulle seejärel arvutisse nii-öelda ütleme tagaukse või siis sellise muudavad su arvuti botneti osaks. Neid on loomulikult erinevaid, ka lunavararünded käivad sageli samuti, aga just Emotet on viimasel ajal olnud väga edukas ja miks ta on just edukas olnud, on see, et kurjategijad on võtnud kasutusele uue taktika. Nimelt, kui su arvutisse on sisse tungitud, siis sinu postkastist saadetakse osa reaalseid kirju, kirjavahetusi näiteks sinu ja minu vahel saadetakse siis nende juhtimisserverisse edasi koos kontaktidega. Ja nüüd ma olen nagu reaalselt näinud kirju, mida küll päris mitte enda, aga mul kolleegide poolt saadetud kiri kellegile, kus on ja sellele tuleb vastus teise ettevõtte poolt, täiesti realistlik vastus ja lihtsalt selle küljes on see, et midagi, et noh, enam vaata seda dokumenti ja seal on küljes üks Wordi dokument. Ja sageli neid selliseid pahavaraga dokumente on võimalik toota massiliselt, on võimalik toota niimoodi, et nad kõik on erinevad ja see tähendab seda, et sageli antiviirused ei pruugi seda tuvastada. On üks selline kihvt sait, mille nimeks on VirusTotal, mis testib faile kokku vist kas või 50 või 60 erineva antiviirusega ja kui mulle tuleb hommikusest postkastist mõni selline pahavaraga kiri, ma laen selle ülesse ja ütleme tõenäosus, et seda tuvastatakse on siis võib-olla 50-st 2 või 5, eks ju. Ehk et see on just täpselt see, tulles tagasi selle juurde, et meil on väga raske öelda, tähendab, et mis on see lahendus, mis seda asja täiesti peataks, kui sa ikkagi klikid, eks ju, ja avad, siis on tõenäosus, et antiviirus ei aita ja nii edasi. Aga väga hea, ma tahan tegelikult sinu käest küsida hiljem ka veebipoodide ja omistusrünnakute kohta, aga Helen, täpselt samasugune küsimus tegelikult, eks ju, et Zone ja Peeter näevad siin hulka erinevaid stiile rünnakuid, kõiki neid meilivestlused ja kus siis kaaperdatakse kontosid ja saadakse sisse paroolide tõttu. Mida kindlustus näeb, mille vastu, mis on need näited, mille vastu on kindlustatud ja kus te olete pidanud sekkuma ja astuma juurde ja tegema midagi? Noh, peaks nagu alustama sellest, et ega meil väga paljud ettevõtted täna küberkindlustust üldse ei osta või siis ärikelmuste kindlustust, kus on ka seesama social engineering ehk siis selle sotsiaalse sakerdamise ja arvutikuritegude osa sees. Aga väga paljud ettevõtted õnneks juba täna ka teavad sellest rohkem ja kindlustavad. Ja klientidega rääkides tuleb nagu neid muresid või probleeme või neid asju, mis nagu juhtunud on nagu väga tihti esile.
ja siin ma pean ütlema, et kindlustus käib täpselt sedasama jalga, mis käib ka nagu muu kübermaailm, et kui on ikkagi selline periood, kus on väga palju arvepettusid, siis ka kindlustus peab nendega rohkem tegelema. Ja täna on see viinud ka tegelikult olukorrane, kus on ka Londoni kindlustussündikaate, kes lihtsalt arvepettuste vastu enam ei julge kindlustada. Aga õnneks need lahendused on veel täna nagu saadavad ja see on reaalne olukord inimeste jaoks, millega on vaja nagu aktiivselt tegeleda, sest et kui helistabki väikese ettevõtte omanik ja räägib, kuidas seal see mitu tuhat eurot nüüd sinna valele arvele nagu jõudis ja tal seda kindlustuslepingut ei ole, siis on tõesti nagu väga-väga keeruline ja väga raske seda kuulda, sest et see kindlustuslepingu ostmine oleks võib-olla tal olnud nagu väga lihtne ja odav käik võrreldes sellega, kui palju ta raha on ära kandnud. Ehk siis see on nagu selle kahjude pool. Aga jah, väga palju nagu näeme küll neid olukordi täna ja helistavad juba täna ka kliendid, kellel veel kindlustuslepingut ei ole ja tahavad nõu pidada. Eks me siis peamegi nagu natukene kombineerima ja vaatama, et küsima, milliseid turvameetmeid neil üldse kasutusel oli, mida näiteks teha, kelle poole pöörduda, et see auk korda teha, kuhu teavitada, et selliste küsimustega täna üha rohkem pöördutakse lihtsalt ka kindlustuse poole. Et ei ole nagu ka enam põhiline see, et kuidas ma kindlustuslepingut osta saan, vaid see, et kuidas üldse sellises olukorras käituda. Et see on juba väga suur roll meil. Ja mis on selle kindlustuse puhul minu arust nagu selles mõttes huvitav on see, et kui me kujutame ette jällegi võrreldes tavalist nii-öelda kodukindlustust, et okei, et kompenseeritakse mingid rahad ja siis ma hakkan kusagilt sebima mingeid müügimehi, eks ju, ehitusmehi, siis kindlustuste puhul ma saan aru, et on see, et kui on kindlustatud ettevõte ja tal on mingisugune intsident, siis kindlustuse kaudu tuleb tegelikult ka see seltskond, kes aitab tegeleda, kas siis tegeleda mingisuguse lunavararündega, kui vaja, ma ei tea, mida iganes, läbi rääkida või mida iganes süsteeme taastada, nii edasi. Jah, nende kindlustuslepingute taga on suured sellised kahjukäsitlusorganisatsioonid, kes ei tegele mitte ainult nagu kindlustusega seotud kahjudega, aga lihtsalt ka, et kui ettevõtetel on sellised suured intsidendid, et nad teaksid, kuhu näiteks kohe pöörduda või kes neid aitama hakkab. Et näiteks on ka olemas see eraldi organisatsioon ja puhtalt ainult selle jaoks, kes tegelevad teenustõkkerünnakutega. Lihtsalt eraldi organisatsioon. Et see spetsialistide olemasolu või kättesaadavus on nagu üks, mille nagu kindlustusleping ka tagab. Et see on nagu oluline. See on tegelikult hea näide. Ma tahaks korra lihtsalt minna sellesse teenustõkkerünnaku nii-öelda mõttes sisse. Teenustõkkerünnak on siis põhimõtteliselt see, kui keegi pätt pahalane otsustab siis ummistada sinu, ma ei tea, on siis veebipood või mingisugune muu teenus, mida sina pakud, lihtsalt erinevate kas robotvõrgustikus seotud seadmete kaudu või siis mingisuguste muude automatiseeritud nii-öelda päringute kaudu. Niimoodi, et põhimõtteliselt kliendid ei saa sinu tootele, sinu teenusele enam ligi, ei saa sinu veebipoodi enam juurde, eks ju. Nii, kujutame ette, et see olukord on ja tegelikult me oleme siin viimasel ajal näinud ka taolisi intsidente, kus isegi on sellised väljapressimisnõuded. Enamasti ongi see, et ega nad ei ummista sind lihtsalt sellepärast, et sa neile ei meeldiks, eks ju, vaid neil on mingisugune väga selge finantsmudel, kuidas nemad sellest sinu ründamisest raha välja võtavad. Selleks on tüüpiliselt väljapressimine ehk et tavapäraselt tehakse alustuseks väikene selline proovirünnak, saadetakse kirjad ja öeldakse, et nüüd me natuke näete ja siin on nagu küsimus 5 või paarkümmend või paar bitcoini ja sellega saab siis nagu selles mõttes tagada seda, et me teid rohkem ei ründaks, mis ilmselt on loomulikult kaheldava väärtusega lubadus, sest et teadmata, kes seal teise poole peal on, et kelle nimel nad lubavad või et kas nad lubavad kogu kuritegeliku maailma nimel, et keegi sind enam kunagi ei ründa. Et ma kahtlustan, et see nagu ei ole see ei ole küll hea koht, kus nagu maksma hakata. Aga tegelikult see on hea koht, kus kui sa juba selle näite tõid, eks ju, et kas see on see juhtum, kus siis esiteks mina kui ma ettevõtjana langen sellise võib-olla 3 tundi on minu veebipood maas, eks ju.
ja siis öeldakse, et kui ta ära ei maksa, et siis järgmisel teisipäeval me tuleme tagasi ja võtame terveks päevaks maha. Kas kindlustus on siis see pool, kelle käest mina ettevõtjana võiksin saada 3 tunni saamata jäänud klienditeenistused, no ütleme niimoodi raha ja siis teine asi, kas kindlustus siis aitab mul leida need inimesed, kes järgmiseks teisipäevaks nii-öelda aitavad mul süsteemid paremaks teha? No need kindlustuslepingud täna juba töötavadki mõnes mõttes mitte ainult nagu kahju hüvitamisele, vaid ka nagu sellele kriisi juhtimisele. Ja sellises olukorras esimene asi, mis tavaliselt rakendab, ongi kõikvõimalikud nii-öelda kriisijuhtimise protsessid, et inimesel ongi vaja nõu, et ta ei läheks maksma kohe seda 2 bitcoini, mida küsitakse, vaid et ta suudaks nagu rahulikult vaadata, mis võimalused tal veel on, sest et see lunaraha maksmine on ka kindlustusseltside vaates nagu viimane võimalus, et me juba siin kuuleme, et osad riigid juba hakkavad trahve tegema ettevõtetele, kes lunaraha maksavad, et siis noh, me ei tea, võib-olla on see peagi ka Eestis teema, aga see on tõesti nagu selline viimane võimalus, mida ka kindlustusselts teeb, aga vajadusel ta seda teeb. Sest et tihtipeale, noh, kui keegi spetsialist vaatab sinu süsteemidesse sisse, siis ikkagi tuleb välja, et sul on väga palju võimalik seda rünnet ise peatada, back-upidest mingit süsteeme taastada, et selle jaoks ongi vaja spetsialisti, kes seda ütleks. Et kui sul endale IT-tiimi majas näiteks ei ole või ei ole piisavate oskustega IT-tiimi, siis kindlustus need teenused sulle tegelikult garanteerib. Siin on nagu üks punkt veel muidugi, mis on nagu hästi oluline lisada, tähendab, et kui meil on olemas, ütleme seda sorti need väljapressimisründed, mis on lunavara, ehk et sul mingid failid arvutis krüptitakse, et siis on see, mis sisse mõjutab sinu ettevõtet ja tõepoolest, eks ju, kindlustuse poole pealt on vaja tegeleda kriisijuhtimisega. Kui see on aga mingisugune muu sinu ressurss, mis on internetis, siis juhul, kui peaks olema selle suhtes mingisuguseid ähvardusi, olgu siis lunavara nõudmised või ka võtame mingisuguse lihtsama olukorra, et sul on konflikt oma mingisuguse endise töötajaga või ma ei tea, konkurendiga, siin on mõned väga tundlikud ärialad, kus käib teineteise vastu paugutamine ka Eestis, siis kindlasti on hästi oluline, et sa infiksid sellest ette oma teenusepakkujat. Sest et kui sa mõtled, et need ründed, mis on tegelikult siin ka just augustis kusagil suuremaks läinud, üks uus laine, vahepeal oli nende teenustõkestusrünnakutega nagu vaiksem, paar aastat tagasi nad olid nagu väga sellised teemaks, see oli vaiksem aeg, nüüd nad tulid jälle ülesse ja nende mahud, kuna toimuvad sellised erinevad sorti peegeldus- ja võimendusrünnakud just nende erinevate haavatavate seadmete kaudu, siis nende mahud on sellised, et see tõenäoliselt ei mõjuta mitte ainult sinu poodi, vaid ka nii-öelda ümbruskonnas asuvaid teisi poode, ehk siis võime seda võrrelda mingisuguse nii-öelda nagu tänavaga siinsamas Viru tänaval. Ma võin selles mõttes kujutada ette, nagu oli viimati üks sadamas väetiselao plahvatus, eks ju, mis tähendab mõjutus ümbritsevaid ettevõtteid üsnagi dramaatiliselt, siis see tegelikult võib mõjutada ka teisi. Ja see, et kui rünnak on sinu pihta on 3 tundi, siis on küsimus on see, et keda see veel mõjutab, mis on kaasnevad kahjud ja kas teenusepakkuja on valmis sulle teenust edasi osutama, kui sa oled selliste rünnakute all. Sest et tähendab need asjad, mis on, et ma tean, et siin on ka vahetevahel on koolipoisid tellinud koolile ummistusrünnet, mida mina kindlasti soovitaksin koolipoistel mitte teha, sest et enamasti erinevalt rahvusvahelistest küberkurjategijatest koolipoisid kiputakse kätte saama ja nemad viiakse direktori juurde. Ja mitte ainult direktori juurde. Ja mitte ainult direktori juurde. Aga tõepoolest, et tähendab, et kui on nagu ummistusrünnetega mingid asjad, siis tähendab lisaks oma nii-öelda IT-firma ja võib-olla kindlustusseltsiga suhtlemisena kindlasti tuleks informeerida kohe partnereid ja ka riigi CERT ehk et küberturbeintsidentide osakond on selline. Tõepoolest oleks hea teada, et kui teie ettevõte on parasjagu mingisuguse sellise rünnaku või isegi ähvarduse saanud, et siis meie oleksime teadlikud ja saaksime teavitada ka teisi siin Eestis nii-öelda erinevaid teenuseid pakkuvaid ettevõtteid, et näete, et selline olukord parasjagu on ja et siis me saaksime natukene tõepoolest nagu hoiatada inimesi ette, et kuhu suunda minna. Aga
Lähme siis veidi konkreetsemate näidete juurde ja küsin siis täpselt niimoodi uuesti, et mida nendest nii-öelda näidetest, rünnakutest võiks õppida ja et kuidas sellesse võiks suhtuda kindlustus ja kuidas võiks suhtuda teenusepakkuja või siis keegi, kes siis aitab küberturvalisust ka parandada. Me teame avalikelt teadaolevatest nii-öelda ettevõtetest, me teame, et 2018. aastal, paar aastat tagasi, üks sanitaartehnika jaemüüja Eestis pani 8 poel pani füüsiliselt uksed kinni suvel, vist oli lausa 4 või 5 päevaks lunavararünnaku tõttu, et said siis lunavaraga pihta ja siis pidid reaalselt panema poe uksed kinni. Veel aasta varem oli üks ehituspood, kes täpselt samamoodi pidi ühe ülemaailmse rünnaku tõttu panema poe uksed kinni, läks süsteemide taastamisega aega samuti mitu päeva. Mõni nädal tagasi oli üks Lõuna-Eestis asuv tervishoiu valdkonna õppeasutus, kellega juhtus samasugune lugu, mis on ka lehtedest läbi jooksnud. Absoluutselt. Või nüüd me jõuame selleni, tähendab, et kui ehituspoe puhul sa mõtled võib-olla selle peale, et seal on nagu mingisugused, ma ei tea, nii-öelda kivid ja mingisugused torujupid, eks ju, siis sellel hetkel, kui me jõuame mingisuguste organisatsioonide juurde, kus me saame aru, et tervishoid, isikuandmed ja nii edasi, siis tegelikult muutub see asi oluliselt tundlikumaks ja sealt tulevad mängu ka andmekaitse üldmäärused ja kõik võimalikud. Absoluutselt. Ma olen sellega täiesti nõus. Ma hetkel lihtsalt tahaksin nagu fokusseerida natukene just nimelt ettevõtetele ja ettevõtlusele puhtalt selle tõttu, et pöörata tähelepanu, kui oluline see tegelikult on, kui oluline on nagu see saamata jäänud tulu, kliendid, kes ei saa sulle poodi tulla, et kus sa ei saa nagu päriselt asju teha, et tervishoiu valdkond on ka kahtlemata on ju ettevõtjad, perearstid ja umbes niimoodi. Korraks laiendame seda asja, tähendab selle poole peale, et me oleme rääkinud nagu e-postis ja see on võib-olla tõesti selline, tundub nagu inimese keskne. Aga kui me võtame ette ühe tüüpilise firma veebilehe, siis kõige lihtsamal lehel tõenäoliselt on olemas mingisugune kontaktivorm, mis kogub kontaktiandmeid. Võib-olla ma olen näinud, seal on näiteks CV-d, inimesed saadavad sinna oma CV-sid. Ma olen täiesti juhuslikult näinud ka mingeid olukordi, kus veebi kaudu toimub mingisugune ettevõtte personalialaste mingisuguste vormide vahetus, sest et seda oli nii lihtne siia veebi panna, et me tegime selle kusagil, tegime väikse intranetikese, need kõik asuvad ühes purgis. Ehk et sellel hetkel, kui kurjategijad on pannud, sulle tundub, et su veebi on lihtsalt pandud mingi silt üles, et me nii-öelda hacker was here, eks, siis tegelikult on olnud ligipääs kogu sinu serveris olnud andmetele. Ma täna hommikul just vaatasin oma vanu slaide üle ja seal oli üks väike Eesti veebikene, mis oli mingil hetkel ilmselt olnud siis rünnaku all ja kust olid lekkinud kõikide tema kasutajate nimekiri. Ehk et need asjad on sellised, et sinu ettevõtte andmed, mida nad teevad, kõik see, mis on kätte saada, on kellegile kasulik ja müüdav. Ehk et kui vähegi võimalik, siis leitakse need baasid, need tõstetakse, need müüakse mujale, server pannakse omate kasutusse ja nii edasi. Kurjategijad selles mõttes ei ole mõtet kunagi arvata, et kuidas küll kurjategijad minu väikse vaesekesse pealt raha teevad. Ikka suudavad teha, jaa. Selle küsimuse lahendamise mina jätaks rahulikult kurjategijad. Absoluutselt, aga kuidas kindlustus suhtuks sellisesse lunavara juhtumisse, kus on sul on reaalne kahju sellega, et sul on vaja töötunde, sul on vaja nii-öelda sul 8 poodi ei suuda enam nii-öelda käivet tekitada. Kuidas teie vaatate sellele otsa? Kui ma toon siia kõrvale varakindlustuse näite, et tavaliselt oma vara ja tootmishooneid ettevõtted kindlustavad ja saavad sellest nagu aru, et kui seal on tulekahju ja ma toimetada ei saa, siis minu äritegevus katkeb. Ja see tähendab seda, et esiteks, et ma ei teeni mitte mingisugust tulu ja teiselt poolt seda, et mul on kogu aeg kulud, sest töötajatele ma pean palka maksma, mul on väga palju selliseid püsikulusid, mida ma ka tulekahjule vaatamata pean tegelikult maksma mingi pangale laenu tagasi ja nii edasi. Siis kindlustus nagu vaatabki seda nagu ärikatkemise juhtumit ehk et kõik see periood, mil ma tegutseda ei saa ja mul on mingisugused kulud ja ka saamata jäänud kasum, et siis selle nagu kindlustus korjab nagu hüvitamise mõttes nagu üles.
pluss veel siis see, nagu ma ütlesin, et hästi keskne on siin küberkindlustuse puhul see kriisijuhtimine, ehk siis tuleb appi keegi, kes tunneb IT-süsteeme, tuleb appi keegi, kes oskab teavitada näiteks avalikkust, sinu kliente, sest et ka see on nagu väga oluline ja kallis, et näiteks kui on tegemist veel andmelekkega, siis neid kulusid, kui palju läheb ühe andmesubjekti teavitamiseks, see on tegelikult müstiline, kui suur summa see võib olla. Nii et see on nagu väga oluline nagu nii-öelda, et kui keegi vaataks kõrvalt peale, et mis sul selles olukorras oli. Aga jah, kõige suurem kulu tavaliselt ettevõtetel ongi näiteks tööjõukulud, kui nad seisavad. No pluss siis veel kõik see stress seal ümberringi, et saaks selle süsteemi uuesti tööle. Ma küsin siis teise näitega kohe tegelikult kindlustuse vaatenurgast ka ära, et Peeter siin rääkis erinevatest nendest meilikontode pettustest, eks ju, et kus enam ei ole nii palju seda, mida me nimetame tegevjuhi petuskeemiks, et kus sa lihtsalt saadad küsimuse vale meiliaadressi nime alt, paned sinna lihtsalt nimeks, panedki Lauri Tankler, eks ju, aga ja siis küsid oma raamatupidajalt või mitte oma, vaid nii-öelda firma raamatupidajalt, et kas me saame saata 15 000 täna ja et siis see kuskile läheb. Neid on natukene vähemaks jäänud, ma saan aru. Arvepettusi on natuke suuremaks jäänud ja nagu sa ütlesid, et on olemas ka ettevõtted, kes enam selle vastu ei julgegi kindlustada, sest niikuinii keegi saab pihta. Kuidas teie nii-öelda kindlustate selliste puhkude puhul, et kas mul on lootus tagasi saada oma raha, kui näiteks ma olen saatnud ma ei tea, valele kontole vale raha? See on tegelikult nagu kõige lihtsam kindlustus case selles mõttes, et seal on seda kindlustus nii-öelda kahju on võimalik väga kerge vaevaga hinnata, eks ole, et läks mingisugune kindel summa sellisel põhjusel. Eks seal on ka loomulikult hästi palju ennetavaid tegevusi, et kliendid, kes on näiteks kokku puutunud selle arvepettusega, et siis me tegelikult ikkagi nagu uurime, et mida nad sellest olukorrast täna nagu õppinud on ja mida nad nagu selle vastu teinud on. Ehk et täpselt see, et kas raamatupidaja on ainukene inimene ettevõttes, kes saab võtta selle otsuse vastu või peab keegi seda kannet ka ennem kinnitama, et sellised asjad on nagu väga olulised. Ja protseduurid paika panna, ütleme niimoodi. Ja selliste suuremate lepingute puhul, et ma mainisin seda ärikelmuste kindlustus, mis samamoodi neid kahjusid üles korjab, seal on küsitakse tegelikult enne kindlustuslepingu sõlmimist nagu väga põhjalikult selliste protsesside kohta ja need ettevõtted, kellel ei ole, neil tuleb enne kindlustuslepingu sõlmimist need asjad korda teha enda ettevõttes. Et see on nagu väga oluline, et vältida neid kahjusid. Nende protsesside osas ma võtan siit laua pealt sinu värvides brošüüri ettevõtte küberturvalisuse lühijuhend, et see tegelikult räägib sellistest hästi üldistest punktidest. Näiteks ma võtan suvalise koha pealt 2.1, anna ligipääsu õiguseid põhjendatult. Ehk et siis ei ole vaja kõigile anda admin kontot, eks ligipääsu kõikidele süsteemide anna kuhu vaja, eks ju. Kusagil on olemas 3.2 kasuta mitmetasemelist autentimist. Ehk et siis loodan, et kõigil televaatajatel on ka see, et ta ei saa oma Gmaili või Facebooki sisse logida ilma, et ta peaks telefonis mingisugust koodi sisestama, eks ju. Et need on tegelikult iseenesest sellised hästi normaalsed reeglid ja mida Eestis hetkel ei ole, hetkel ta on selles mõttes toreda sellise nagu reeglistikuna, siis mujal maailmas on juba oluliselt rohkem levinud ka see, et on nii-öelda sellised, ütleme, standardid. On olemas väga selline suurte poiste infoturbe juhtimise standardid nagu ISO 27000 ja on olemas ka näiteks Ühendkuningriigis on olemas erinevad sellised suudanud öelda, mis selle täpselt Cyber Essentials on selle asja nimi. Selline 5-6 nii-öelda asja, mis sa pead olema oma ettevõttes ära teinud ja siis sa lähed, siis sa saad endale sellise sertifikaadi, saad linnukese omale kodulehekülje peale paika panna ja siis selle tõttu on sul üldse võimalik näiteks osaleda riigihangetel. See on tegelikult selles mõttes asi, kuhu mu poole me tegelikult võiksime liikuda ja üks pool on loomulikult see, et oleks tore, et nagu riik küsiks, eks ju. Aga teine asi oleks see, et oleks täiesti normaalne, et kui me mõtleme, tähendab, et kas te ettevõtte ikka nagu pangakontoga arveldab, eks ju, või ainult tuleb tuua kohvriga raha, eks ju, et mis tekitab teatava sellise usaldusküsimuse. On ka see, et küsida, et kuidas teil nagu küberturvalisusega on teil mingisugused sellega seotud
poliitikad vähemasti olemas, kas on, tähendab selles mõttes, et kas teil on mingid nõudmised, kas teil on see antiviirus olemas, kuigi ma ütlen, et sellega on nagu omaette küsimusi, kas ta nagu alati töötab, eks ju. Aga see on selline, nii-öelda, ma nimetame seda turvalisuse lõhnaks, et kas on vähemasti tunda, et see ettevõte on mõelnud läbi, et kas ta teab, jah, mul on olemas, ma olen selle kindlustanud, jah, me oleme selle rääkinud läbi oma IT-poistega, IT-poisid on korraldanud koolitusi firma sees, sest et hästi oluline tegelikult kogu selle juures on see, et me hetkel räägime sellest nagu 45 minutit, aga isegi neile, kes meie seda saadet vaatavad, nende teadmiste tase hakkab tasapisi järjekordselt erodeeruma. Ehk et äärmiselt oluline on see, et ettevõtetes toimuks nendest asjadest rääkimine mitte kord aastas, vaid ütleme vähemalt kord kvartalis. Räägiks läbi, et mis need asjad on, mis on praegused riskid, mida me teeme selleks, et neid asju ei juhtuks. Ja samuti see, et mis on protseduurid siis, kui ma kogemata klikkisin mingi faili lahti ja mul on tunne, et see on probleemne. Mitte mingil juhul ei tohi IT-mees sellisel puhul olla, et kuidas nüüd siis selline, et juhtus jälle, eks. Ei, esimene asi läheb nii-öelda sabaseinast IT-poisi juurde ja ütled, et nüüd on niisugune lugu. Nüüd on halvasti. Nüüd on halvasti, palun aita see lahendada. Nüüd on vaja lahendada. Tema töö on see lahendada. Kusjuures see, mis sa enne siin nüüd nagu mainisid, et see ei pruugi olla ainult, et ettevõtted võiksid üksteise käest ka seda küsida, et siin on suur küsimus ongi selles, et need samad arvepettused ei pruugi olla, see kahjukannataja ei pruugi olla sinu ettevõte, et kes sina arvad, et sina oled, et sinuga see ei juhtu, aga et kui sinu kontod, sinu meilikontot kompromiteeritakse, siis võib-olla saab kahju just sinu partner. Ja et siis sel puhul, kui saadakse teada, et näed, kelle konto nüüd siis kompromiteeriti ja see ei olnud see, kes kahju kannatas, siis võib olla suurem mainekahju sellest, et sinuga ei taheta enam üldse koostööd teha, sellepärast et on teada, et sul on niivõrd kehvad protseduurid, et sinu kontod ei olnud piisavalt turvalised. Ühe asja lisaksime siia juurde, tähendab, et kui keegi viitab, eriti ta on kas äripartner või ka riigi poole pealt või mingi teenusepakkuja ütleb, et meie hinnangul on teie veeb või e-post kompromiteeritud. Ehk et seal on mingisugused pahalased sees, kompromiteerimine on võib-olla väga selline tehniline või suurekõlaline termin, siis tõepoolest ärge hakake vaidlema, et ei, mina arvan, et ei ole. No üldiselt, kui teenusepakkuja ütleb, et teiega on probleemi, siis tõenäoliselt teiega on ka probleemi. Ja siis on tõesti selles mõttes nii-öelda, et jätta pooleli kõik asjad välja arvatud tulekahju evakuatsioon ja keskendunud sellele, et mis on vajalikud tegevused, millised paroolid tulevad muundada, kust on võinud need paroolid lekkida, mida on vaja veel muuta ja tegele sellega aktiivselt. Et ma ka selles mõttes, ma natuke nii ka palju näen seda, et öeldakse, et ei, meile küll tundub, et ei ole midagi. No. Ma lisaks siia veel juurde, et väga oluline on ka seda oma teist poolt, kes võib-olla saab selliseid meile kogu sinu mailbox põhimõtteliselt teavitada. Tõenäoliselt on tegelikult varastanud ära kogu su postkasti. Ja see sinu klient, kes sinu mailboxis sinuga suhelnud on, võibki olla see järgmine ohver, kes need 1000 eurot kurjategijale kannab. Nii et see on nagu väga oluline nagu teavitada. Siin paari viimase minuti jooksul mõtleme siis korraks viimase nii-öelda, et mis võiks olla need soovitused, need nõuanded just nimelt ettevõtete juhtidele, nendele, kes siis võib-olla vaatavad siin meid ja mõtlevad, et okei, see kõik on hästi tehniline, eks ju, et siin annab mingisuguseid uuendusi ja parooli ja mitmefaktorilist autentimist. Hea küll, aga mida te soovitaksite just nimelt nüüd siis viimaste sõnadena, mida te soovitaksite ettevõtete juhtidele, et mis on need esimesed sammud, mida tuleks teha selle jaoks, et saada nii-öelda natukene parem, turvalisem ettevõte? No, kui mina alustan, ma räägin, loomulikult ütlen nagu seda ka, et kindlustus tuleb ka osta, aga see ei taga seda, et sul küberturvalisusega kõik korras on ja see ei taga seda, et sinu ettevõtte suunas küberrünnakut ei toimu. Ehk et tee ennem tuba korda ja siis räägime ka sellest, kuidas neid finantskahjusid, mis võivad küberrünnete või andmeleketega tekkida, kuidas neid kindlustada. Ehk et ka kindlustuse mõte on nagu see, et sa teeksid ka omalt poolt päris palju ennem ära. Peeter.
ma arvan, et kui sa ütlesid, et ära nüüd kahe faktori autentimisest räägi, siis tegelikult peamised kontod ennekõike e-post võiksid olla mitme faktoriga autenditud, seda on enamustes kohtades võimalik teha ja see on tegelikult suur ründevektor. Ja teine asi on see, et räägi inimestega, räägi oma inimestega, käige need samad teemad läbi, jälgige, mis on need tegelikult tüüpilised petuskeemid ja et inimesed oleksid võimelised ära tundma. Ainukene lahendus, mida ma kujutan ette, on see, et inimene on nagu mustrite äratundmise lahendus. Kui inimesed teavad rohkem sellest, et on sellised ründed, siis nad oskavad nendega tegeleda. Muidu vastasel puhul kogu kurjategijate tegevus on selle nimel, et me ei saaks aru, et tegemist on pettusega ja meie olemegi parastamatud ohvrid. Sellega ma arvan, et me peaksimegi ennast kokku võtma. Ma ütlen kõigepealt uuesti suur aitäh kõikidele vaatajatele, kes meid vaatasid otse ja kes meid on järele vaadanud. Vaadake itvaatlik.ee aadressi, seal on nii see konkreetne juhend kui siis ka igasuguseid teisi soovitusi ja ma tahaks veel kord öelda aitäh siis Helen Evertile, kes on Easy küberkindlustuse ekspert ja Peeter Marvetile, kes on siis Zone'i resident hacker ja küberturvalisuse evangelist. Et minu nimi on Lauri Tankler ja mina olen siiamaani RIA küberturvalisuse juhtiv analüütik ja soovin teile head ettevõtluspäeva jätku ja jälgige siis kõiki neid teisi põnevaid arutlusi ja head päeva jätku.